Pajusi mõisapäevad. Ja tänane Pajusi mõisapäev saab eriliselt kauni hoo sisse külamaja avamisega. Külaselts, kes siin Pajusis väga aktiivselt tegutseb ja tänu kellele sündisid ka mõisapäevad. Tänu nendele on sündinud ka see uhke maja, mille avamist te kohe saate pealt vaadata. Aga ennem veel, kui maja silt avatakse ja terve see maja teie jaoks avatakse, annan ma sõna külaseltsi esimehele Jüri Siirmäele. Tere teile kõigile, kes te olete leidnud tee siia Pajusi mõisaparki, et tulla vaadata, mis külaselts on siin teinud ja toimetanud. Paar mõisapäeva tagasi võib-olla vaatasid, et siin midagi toimub. Eelmisel mõisapäeval nägite sarikaid, aga nüüd on see asi jõudnud natuke kaugemale, et on ka katus peal ja eile kella 7 aeg pandi veel viimane nael mööblile ka sisse, et natukene on ära sisustatud ka maja, aga asi pole veel lõplikult valmis. Ja kui me oleme lembituga selle katte ära eemaldunud ja tulete sisse, siis kohe vasakut kätt on üks kast ja seal on niisugune kiri. Me palume kõigi teie abi, et aitaksite kaasa maja soojustamisel. Nimelt on meil plaanis osta kamin ja talv tuleb ruttu peale, et ei ole midagi teha. Et seda maja on juba mitu korda avatud, aga täna teid on nii palju, pidime tegema väljas selle avamise ja kuna piisad tulevad, siis ma palun kõigil tuleb. Ole mõni tiiba tuleb. Ootma ei tohi. Oota ei tohi. Kas Urmas Kuivits on siin? Ei, Oli küll siin. Urmas Kuivits! Näete sealt? No teeme ikka teeme. Pajusi külaselts tänu. Pajusi külaselts tänab Urmas Kuivitsat abi ja suurepärase koostöö Pajusi külamaja sisustamise Pajusi 21. juulil 2018. aastal. Juhatuse liikmed. Aitäh sulle! Ja nagu te kuulsite, praegust tänati mööblivalmistajad Urmast, aitäh Urmas! Ja me kuulsime ka seda, et tänasele viisidesse löödud. Nad said ikka tugevasti sisse löödud, et saame istuda. Urmas on nii? Väga hea. Aga mina näen, et siin on paljud külalised tulnud lilledega, suurte kingitustega ja kuna juhatuse esimees ja liikmed, Levik, Aili, palun tulge ka siia, te olete siin, siis on õige aeg just need lilled üle anda. No ma ei tea, kas me saame... Me suhtlust ei ole. Aga see vihm läheb kohe üle, see lihtsalt natukene ergutab, nii et palun armsad külalised, nüüd on sõna teil. Kes on kõige julgem? Ma näen ometi, milled on või tahate sünnipäevast kellegi õnne soovida? Nii prouad, ma näen, teie olete kõige julgemad, tulge julgesti. Tulge. Meie oleme Võidiksaare külaseltsi rahvas. Meie oleme kaua aastaid juba läbi käinud. Oleme koos talvi pidanud ja täna me arvestasime, et oleme ka. Ja kui me kuulsime, et aga meil on siin kaks aparaat, mis on koditsejad koos oodamine ära.
Pajusi mõisapäevale. Ja kuulen aplausi ja tervitusaplaus väga hea, see kulub ära naabrile, minule, sinule, meile kõigile, sellepärast et ärge unustage, aplausi ootavad kõik meie tänased esinejad kohe kindlasti. Ja mis saab olla esinejale parim tasu kui üks kena suur aplaus. Ja tavaliselt, kui ma siin Pajusi mõisapäeval olen olnud ja pean ütlema, ma olen siin õige mitmendat korda, oleme me alustanud mõisapäeva enne väga tähtsaid sõnavõtte lauluga. Ja ma siin nurga taga mõtlesin praegust laulu välja. Ja seda laulu kanname ühiselt ette esmakordselt, nii ka mina. Nii et mina pole ka seda ennem laulnud. Minul on palve ainult teile, et kui mina laulan rea ette, siis sama rea laulate teie täpselt samuti järele. Eks ole? Kas proovime? Tere kulla külalised! Mõisapäeva pidulised! Pajusi peal paistab päike. Rõõmus on nii suur kui väike. No näete, kui vähe on ühe hea laulu jaoks vaja. Lihtsalt nutikaid sõnu, kenasid inimesi, kes kaasa laulavad ja saigi Pajusi mõisapäev taas lauluga avatud. Aga aitäh lauljatele! Ja enne veel, kui läheme selle päevakava juurde, annan ma sõna Pajusi vallavanemale. Palun, Reet Alev! Tere, head mõisapäevalised! Tervitan teid vallavalitsuse poolt. Aeg, see on meie sõber, ta on meie vaenlane. Ta annab meile midagi juurde, ta võtab meilt ka midagi ära. Täna oleme Pajusi mõisapäeval. Mõisapäev ei saa ilma mõisata, mõis ei saa ilma mõisapäevata. Mõtleme ennast hetkeks 150 aastat tagasi. Mis siis mõisas tehti? Mõisas oli ilmselt samasugune tore suvepäev. Hein oli koos. Viljalõikuseks veel ei mindud. Kuigi jah, täna siin kõrval kombainid sõidavad, aga sel ajal veel vilja ilmselt ei võetud. Täna on selline päev, et mõelge kõik sellesse aega ennast. Pajusi mõisapäev on täna 5. korda. 5 aastat. On seda aega palju või vähem? Ühe ürituse käimalükkamiseks ja traditsiooniks saamiseks on teda juba üksjagu. Ja ma loodan, et see Pajusi mõisapäev jääb kestma sama kaua, kui see mõis on siin kestnud, see park on siin kestnud. Need head inimesed, kes selle mõisapäeva on siin ellu kutsunud ja teid kohale kutsunud, julgustan neid seda ettevõtmist kordama aastaid veel. Ja sellega ma kuulutan Pajusi 5. mõisapäeva avatuks. Ja üks mõisapäev ei saa olla ilma peakorraldajata. Ma tean, et ta jagab täna kõigile igasuguseid kingitusi ja mida iganes ja need kingitused on ka siin laval teile kõigile. Aga ma annan talle üle ühe pisikese kingituse enda poolt. Ma palun, Aili. Jõudu sulle, et olla toreda ürituse vedamiseks edaspidi. Ilusat peotuju teile kõigile!
aitäh Reedale. Ühtegi mõisapäeva, ühtegi suvepäeva pidu ei ole olnud, kui pole Reeta kohal. Temale ka väga suur aitäh, sest tema just avabki selle peo. Kui ei ole avajat, siis ei saa pidu toimumagi. Aitäh Reeta! Ja ongi meie suurepärane päev ametlikult ka avatud. Ja minu kohustus on siis teile tutvustada, mis täna kõik toimub. Aga enne veel, kui ma hakkan rääkima, mis kus toimub, siis ma tutvustan ka ennast. Kui on vaja midagi päevajuhile öelda, nimelt minu nimi on päevajuht, aga päris nimi on Mare. Nii et võite minu poole alati pöörduda. Kui oskan, aitan. Aitäh. Ma loodan ka teie toele kindlasti. Aga mis meil siis täna toimub? Täna on võimalik lastel ka batuudil hüpata. Näen, lapsed on hoogsalt sinna kogunemas ja lausa kogunenud, nii et lastel on kogu päeva siin kohal batuud. Siis saab õppida ka kangas telgedel kudumist. Pajust tiigist saab ujuda ja rannas saab palli mängida. Avatud on Lembikpaali elamu juures Vanavara muuseum ja külamaja, mida me äsja just külastasime, külamaja, mis avatuks kulutati, ootab teie lahkeid annetusi. Nimelt külamaja soovib ehitada kaminat. Nii et kamina ehituse korjandus on seal külamajas. Kui kellelgi on soovi kaasa aidata omalt poolt, siis palun külastage kindlasti külamaja. See on täna terve päev otsa avatud, nii et külamaja on, külaselts on väga tänulik teile ja kogu külarahvas, kui toetate kamina ehitust. Aga nüüd tahaks tegelikult tänada neid, kes ennem jäid tänamata. Me siin laua juures saime maitsta väga maitsvat metsea liha ja tahaks tänada jahimehi, kes selle liha valmistasid. Võõrast tuleb edasi, see on prantsuse laul. Aga et meil oleks parem laulda, tõuseme kõik püsti ja laulame selle loo ära. Raimond Kull on teinud selle kõva eelmängu selle, aga meie tee. Olete valmis laulda üks meile laul, mõisa päeva puhul. Ja kapp, oodaku oma aega veel. Mees ei ohte pelga, naine kodus ei kamanda. Kodust välja saab alati ja on olla teiega. Ja nüüd paksu metsa vahel vastu tuleb karusi. Kaelas mesi tarusi.
kuskil põsa vahel liivahunte kohta võib jäänsalt ohata. Emotsioon on uus 20. sajand, äkki leiud juubelil koosekohinas, andid käes, kaunid soengud peal. Hai sõbrad, mina olen Rebane, täname teid ja mina olen Roosa Langen. Kohe nagu Salma, kui teete perekonnavaasi. Rootsis tantsime perekonnavaasi. Olete ennast perekonnavaasi tantsima? Tuleb kohe lugu. Kui ei ole, leppige kokku perekonnavaasi ees ja tuleb Roosa Langen. Kui me saame inimesed kokku, kes tantsivad perekonnavaasi, siis teeme ära. Vaatame. Neid õiseid teid, kus tänavatel vaid on kuulda rütme veel, sest aru sain, et armastan ma vaid soundi ja trummi masinaid. Neid õiseid teid, kus tänavatel vaid on kuulda rütme veel, sest aru sain, et armastan ma vaid soundi ja trummi masinaid. Sest aru sain, et armastan ma vaid soundi ja trummi masinaid. Mu kodu on Roslagen, Rootsimaal, kus õitseb ja halvendab. Seal loodus nii ilus, ta kaunistab mind. Seal verini paikne ja särab kui kulb ja kaljudest piiratud raam. Mu kodu on Roslagen, Rootsimaa rand, sind alati armastan ma. Siin kallis jänsib perekonnavaasi. Perekonnavaasi. Jõuame. Teeme ära, siis on hea. Aparaat on kõik peale ja. Seal verini paikne ja särab kui kuld ja kaljudest piiratud raam. Kodu on Roslagen, Rootsimaa, alati armastan ma. Mu kodu on Roslagen, Rootsimaa, kus õitseb ja halvendab. Särab kui kuld ja kaljudest piiratud raam. Kodu on Roslagen, Rootsimaa, sind alati armastan ma. Ja nüüd teeme kohe uuesti, aga nüüd perekonnavaasiga. Võtame niimoodi paarid mees, naine ja kuulake eelmäng ära ja siis alles hakkab valss. Ma näitan teile ja ma löön ise alguses teile plaksud ette. Nii, olete valmis ja vaadake, et segamine, kui juhuslikult üks mees jääb üksinda, naist ei ole, minge istuge pingi peale tagasi, midagi pole teha, aga alustame nüüd, ma näitan ka verini paikne ja särab kui kuld ja kaljudest piiratud raam. Mu kodu on Roslagen, Rootsimaa, sind alati armastan ma. Pääsme ära! Mu kodu on Roslagen, Rootsimaa, kus õitseb ja halvendab. Seal loodus nii ilus, ta kaitsutab mind. Teeme ringi väiksemaks. Kokku ring rohkem. Seal verini paikne
see mees, kes on tüdruku üles, see on õige Rootsi variant, aga sa oled väga hästi sellega toime ja see oli väga ilus ja teine kordki andsid perekonnapallissi. Aga jah, kui natuke sassi läheb, siis pole midagi, siis tuleb järgmine kord vaadata. Aga tuli väga ilusti välja. Aitäh teile!
jälle, jah.